Tere! Ma võtsin õuna kaasa ja võib-olla teate ja tunnete ära, et kuldrenett. Miks kuldrenett? No vähemalt ühe poisi, kes kasvas Pärnus ja Sindis ja veetis enamus aega õues joostes, on need õunad üles kasvatanud. Ma tagasi ei oska arvutada, aga tonnide kaupa kuldrenetti ma söönud olen. Mida ta mulle täna sümboliseerib? Me räägime toidust. Kuldrenett muide, kui te tahate rohkem minna, võib-olla terminoloogiasse on hea saagikusega ja kannab vilja üldiselt igal aastal. Mitte vähetähtis, kui te tahate sellega kellegi ära toita või ka raha teenida. Muulgas on ta haigustele vastu pidav või keskkonnamõjudele laiemalt ja mitte vähetähtsana on ta väga maitsev. Miks ma õunast räägin? Eesti toit on tähtis meile mitmes faasis ja ma paar mõtet, mis see õun minus tekitab, teiega jagan. Õunal on ka ajaloos päris palju mütoloogilisi lugusid, mis õunaga seostuvad. Piiblilugu te teate, ma sinna ei lähe, et sellest on targemaid mehi minust ja naisi, kes suudavad sellest rääkida. Aga ma tuletan teile meelde lugu Wilhelm Tellist. Te kindlasti teate, et seal oli, eks ole, õun pea peal ja tuli midagi teha, aga ma tuletan teile meelde, mis seal päriselt juhtus. Wilhelm Tell oli Šveitsi vabadusvõitleja, ta langes vangi koos oma pojaga. Ja ta pandi sellisesse olukorda, kus ta pidi õuna laskma pea pealt maha oma pojal. Ja see oli eeltingimus, et neile säilitatakse elu. Ehk siis, mida Wilhelm Tell tegi, seda te teate, tal see kõik õnnestus, kuigi ta oli väga keerulises positsioonis, kus põhimõtteliselt tapad oma käega oma poja. Õuntel on ajalugu. Mida Wilhelm Tell seal tegi? Kes on vibu lasknud kunagi, teavad, et nool kipub teatud aja pärast hakkama laskuma, nii et Wilhelm Tell pidi korra mõtlema füüsikale. Siis pidi mängu panema oma ajaloolised kogemused vibu käsitlemisel ja siis tal pidi olema ka veidi õnne. Midagi ei ole teha, nii oli. Ja see toob meid natuke Eesti toidutootjate juurde, kes täpselt samade faktoritega iga päev hoiavad meid elus, nagu Wilhelm Tell oma poega. Mida ma silmas pean? Hädasti on vaja füüsikat, teadust, kui soovite, selleks, et teha head toidutootmist, toidu kasvatamist. Kindlasti on vaja meeletult kogemusi ja oskusi, et see nool tabaks õiget kohta või siis, et põld annaks saaki, et toidutootmine õnnestus ohutult ja puhtalt. Ja midagi ei ole teha, nagu Wilhelm Tellil. Kõik, kes toitu kasvatavad ja toidu laua eest hoolitsevad, vajavad ka veidi õnne. On see ilmastik, on see midagi muud. Et selles mõttes see õun toob mulle palju paralleele küll alates Wilhelm Tellist ja jõudes tagasi Eesti toidutootjateni. Et mingisuguse sellise ilustatusega võib öelda, et Eesti toidutootjad, põllumehed tegelevad iga päev meie poegade ja tütarde elu päästmisega. Ja seda muide, kui natuke mõelda nii otseses tähenduses, ilma toiduta ei ole mitte midagi. Aga samas ka natuke kaudsemalt, et kui te mõtlete sellele, et me räägime tihti majandusedust, minu selline iga päev võib olla majandus, rahandus, siis me kipume ära unustama kõigi nende ilusate sõnade keskel baasasjad. Me tahame rääkida innovatsioonist, me tahame rääkida progressist, me tahame rääkida digitaalsest majandusest ja kõigest muust, AI-st neil päevil kindlasti. Aga kõige selle alus saab olla see, et inimestel me oleme bioloogilised olendid, on baasvajadused kaetud. Ehk siis vundament, ilma milleta kõik see digitaalne kukub sekunditega kokku, sekunditega ei kuku, aga päevadega kokku on toit. Usaldusväärne ja puhas toit tagab selle, et meil on üldse millelegi ehitada usaldusväärset majandust. Usaldusväärset majandust on vaja, et teha usaldusväärset riiki. Midagi, mida on väärt kaitsta. Ja selles osas tuleb öelda, et juba vabadussõjast alates ja ilmselt palju aegu enne seda kirjutamata aegadel toit on ikkagi olnud ka üks asi, mis hoiab ühiskonna koos, on mille nimel koos pingutada. Ehk siis tuues siis nüüd kuidagi tagurpidi, et Eesti on täna usaldusväärne riik. Jah, meil on oma hädasid ja oma probleeme, aga suures pildis ma arvan, et Eesti on usaldusväärne riik ja sellel on tegelikult otsene side sellega, et meil on usaldusväärsed toidutootjad, kes selle eest hoolt kannavad.
Nüüd, rääkides kõigest sellest digitaalsest, mille suunas me püüdleme ja erinevad edetabelid, kus me tahame olla edukad, kõik on kuulnud sellest, et me tahaksime jõuda kuhugi rikaste edetabelisse, kindlasti me tahame olla hariduse edetabelis, kindlasti me tahaksime olla mõnes muus heaolu tabelis ja jälgime väga pingsalt seda, et kui me oleme kukkunud kusagil 20-lt 22-ks või liikudes mingisugusel trajektooril, mis meile ei meeldi või siis kuidagi rõõmustades, kui läheb väga hästi kuskil edetabelis. Mulle tundub, et me selle käigus oleme ära unustanud selle, et me oleme ühes kõige võimsamas ja kõige ägedamas edetabelis vaieldamatu, pjedestaalil kindlasti, ma ei oska nüüd nagu öelda, et kas esimene, aga minu jaoks esimene. Et me oleme tegelikult puhta toidu ja puhta ja kvaliteetse ja ohutu toidu mõttes kindlasti seal esikohas. Me võtame seda nagu iseenesestmõistetavalt ja see on väga hea, et me ei pea sellest väga palju rääkima. Euroopas on palju liikumisi, kus hakatakse rääkima ja aastaid juba räägitud, aga üha rohkem sellisest puhtast ja ohutust toidust, et see võiks olla kuidagi eristatud nagu muust toidust ja siis ma nagu ikkagi mõtlen, et me oleme ikkagi päris õnnelikus kohas, et kus me ikkagi väga palju võtame seda iseenesestmõistetavalt, toit on puhas ja ohutu. Jah, mingid trendid on, et tahetakse minna natuke liiga töödeldud toiduni ja nii edasi, aga ma tahaks lihtsalt võib-olla öelda seda, et kui Lennart Meri omal ajal otsis Nokiat või kui kutsus õigemini meid kõiki üles otsima Nokiat, siis Nokiat tänaseks enam ei ole, aga võib-olla see sama Eesti Nokia on kogu aeg meie silme ees olemas olnud, et see ongi sama Eesti puhas toit ja kvaliteetne ja ohutu ja maitsev muide. Ühe poisikese reflektsiooni tõuntest muidugi tookord nii kaugele ei küündinud, küll aga kui ma korra tagasi veel lähen aastasse 1999-2000, mis on täpselt 25 aastat tänasest, tagasi. Te mäletate seda ärevust, mis meil tekkis korraks, et ei tea, kas arvutid töötavad 1. jaanuaril 2000. Ja see oli natuke nagu äsja. Ma ei tea, siin vaatan saalis ringi, et ikka, ma arvan, et kõik mäletavad. Et 2050 on umbes sama palju kui tollest päevast, mida me veel mäletame. Nii et kui me räägime, et ma ei tea, tehnoloogia võtab üle ja kõike muud, siis tegelikult ma ei tea, ma söön endiselt õuna nagu 2000. Et selles mõttes ma usun, et kui me nüüd korra vaatame ettepoole sinna 2050-ndasse ja otsime seda Eesti Nokiat, siis ma väidan, et seda Nokiat väga otsida vaja ei ole, et see on meie puhas toit, mida põllumehed iga päev oma kätega meile toodavad ja kus toiduainetööstus omab suurt rolli, et ta meie lauale jõuaks kenasti. Kas sellest on võimalik teha kuidagi veel suurem toode globaalselt? 2050 öeldakse, et 10 miljardit inimest planeedil. Et toidu piisavus saab olema teema. Loodetavasti äkki siis Eesti eristub selles tuleviku maailmas sellega, et me ei räägi toidu piisavusest, vaid me räägime sellest, et toit oleks endiselt puhas ja kvaliteetne. Me oleme tulnud väga pika maa selle, kasutades füüsikat ja kasutades oma kogemusi põllumeestel ja kasutades ka head õnne, mida meie kliima meile ikkagi aeg-ajalt küll vimkadega, aga suures plaanis ikkagi pigem pakub. Siis ma loodan, et aastal 2050, kui me kõikide märkide järgi äkki ikka veel oleme hinges ja mõtleme tagasi, siis me saame öelda, et Eestis on üks suur eristuvus endiselt kogu maailmast, et meil on väga puhas ja kvaliteetne toit. Kas pangal sellel on kõige rolli? Ma ei tea. Me saame olla hea partner põllumeestel, oleme seda loodetavasti olnud ja jätkame, aga me ei saa ära teha seda tööd, mida põllumehed ja toidutööstus teeb väga tänuväärselt juba täna ja teeb kindlasti ka järgmised 25 aastat. Mul ei ole ühtegi kahtlust selles osas. Kuidas seda siis kokku võtta, et või mida soovida? Et üldiselt on hea võimalus midagi ka soovida, siis tuleb seda teha. Ma võib-olla sooviks kuidagi kahte asja. Et esimene, tulles või kolme, ma ei tea, et tulles tagasi selle Wilhelm Telli loo juurde, et ma soovin, et meil jaguks endiselt seda head füüsikat meie ümber ja teadust, et mille peale saab siis panna suurepärase kogemuse, mida siin pinnal on juba aastasadu tehtud toidu tootmisel. Ja loodetavasti killukese õnne ja ma loodan, et need komponendid koos tagavad selle, et Eesti toidutööstusel ja põllumeestel läheb väga-väga hästi järgnevatel perioodidel kuni 2050 ja edasi. Ja teiseks, tulles tagasi selle juurde, et mida kuldrenett mulle sümboliseeris, et ma soovin teile, et teie toidutootmise või ka miks mitte üldse elus
teil läheks nii, nagu läheb kuldrenetil, et kuidas ma alguses ütlesin, kannab vilja igal aastal ja on kõrge saagikusega. Et ma loodan, et teie aastad ja järgnevad perioodid ka põllupidamises või üldse toidutööstuses või kõiges muus on siis nagu kuldrenett. Aitäh!